so I'm a rebel and rogue, and I'm always on the run. With a fire inside, I ain't ever gonna die. I'm a locked and loaded gun. When the match is striking the gasoline lights, it's only just begun. One thing I learned is you could watch it all burn, but the flame ain't ever done. Raise them up a little higher. You're lighters, outlaws and outsiders. Kuigi eilsest Yosemite 24-kilomeetrisest matkast on veel jalad väsinud, siis täna ootavad meid ees juba uued seiklused Kings Canyoni ja Sequoia rahvusparkides ja ees on jälle väga tihe päev. Selleks, et külastada Ameerikas rahvusparke, tuleb osta pilet, mis maksab ühe auto kohta $35 ja katab tavaliselt kõik selles autos olijad. Kui aga plaanite külastada rohkem parke nagu meie, siis soovitame osta aastapass America's Beautiful, mis maksab $80 ja katab samuti kõik autos olijad. Lisaks rahvusparkidele saab sellega külastada aasta jooksul enam kui 2000 erinevat riiklikku puhkekohta. Tere tulemast Kings Canyoni ja Sequoia rahvusparkidesse. See on hiiglaste maa, tohutud mäed, sügavad kanjonid, suured koopad, maalilised mägijärved ja muidugi maailma suurimad puud, Sequoiad. Kings Canyon ja Sequoia asuvad kõrvuti ja rahvusparkide teenistus haldab neid ühiselt. Kaksikparkide territoorium on kokku umbes sama suur kui Tartu maakond ja siit leiate üle 1200 kilomeetri märgistatud matkaraja. Kings Canyonist leiab ka maailma suuruselt teise puu, mida nüüd vaatama lähemegi. Oleme nüüd Kings Canyoni jõudnud, jah? Et selles mõttes vaatame nüüd maailma suuruselt number 2 puu ära, General Grant Tree. See on ka rahvuslik jõulupuu iga aasta. Pannakse siia vist mingi tehtud peale äkki. Vaatame puud ära ja neid on raske mitte märgata. Nende tüvest ikka ümbert kinni ei võta. Kohe lähme siis läbi puu. See sama puu, mida me praegu läbime, on 1900 aastal siin pildi peal näha. Langenud Sequoiad on väga vastupidavad ja võivad kesta nii 100 aastaid. Lähme siis läbi puu. Jälle astmed. Keegi ei tea täpselt, millal see 38 meetri pikkune hiiglane langes, aga enne kukkumist oli tuli selle puu seest õõnsaks teinud. Peale seda on puule leitud palju erinevaid rakendusi. Langenud puu on varju pakkunud Ameerika põliselanikele. 156 aastat tagasi kasutati seda isegi 2 aastat hotelli ja kõrtsina. Ameerika ratsavägi aga on kasutanud seda hobuse Tallinna oma 32 hobuse jaoks. Ilus ürgne loodus. Ja ilm ei ole ka, väga soe ei ole täna, aine. 14. No nagu Eestis. 154 aastat tagasi said selle maa enda kasutusse vennad Gamlinid, kes elasid 2 aastat langenud puu sees, kuni nad ehitasid endale siia väikese majakese. Mis oli Gamlin või? 150 aastat tagasi ehitati see, siis kui veel nad ei olnud looduskaitsele võetud. Hiljem on Gamlinite majakeses elanud ka 7 aastat esimene Kings Canyoni pargiva. Mis me nüüd ees näeme? Süükene puu või? Kas see on see hiiglane nüüd või? General Grant. General Grant on 1700 aastane ja on kasvanud nii suureks nii kiiresti just tänu oma heale asukohale, kus on palju päikesevalgust ja rohkelt vett. Üle 100 aasta tagasi siis, kui need siin avastati, siis lõigati ju, keegi ei uskunud siin lähedases, isegi San Franciscos ei usutud, et sellised puud on olemas, siis lõigati need viiludeks ja saadeti igale poole üle Ameerika, et inimesed näeks, mis siin on ja tahaks tulla siia. Algselt oli meil plaanis Kings Canyonis ka üks pikem matk teha, aga kuna noortemate meeste jalad vedasid seekord alt, siis pidime sellest loobuma. Katsume siis täna jalgadele rohkem puhkust anda ja vaadata ära 2 pargi kõige tähtsamad vaatamisväärsused nagu turistid kunagi. Edasi sõidamegi 4 kilomeetri kaugusele Kings Canyoni panoram vaatekoha juurde. Oi. Meie auto sõidab ise. Mitte kedagi ei ole roolis. Ta Alari sõidab sulle otsa praegu. Oi, tuleb mulle otsa.
aga kus juht on? Ma ei näe juhti. Kas karu oli roolis või? Nägemata päris ei jääks, siis me lähme nüüd, sõidame üles mäe otsa vaate koha juurde. Mitte nii nagu eile ronisime terve tee seda, vaid lähme lihtsalt autoga üles ja vaatame seda Kings Canyonit vaateplatvormi peal. Lähme nagu turistid. Sest muidu oleks see Kings Canyoniga praegu kõik olnud. Kus me nüüd oleme? Kings Canyonis. Ja Võiks arvata. Ilmeb ka järjest ilusamaks. Eile me tegime siis 2200, täna tõuseme siis 2286, aga mitte omal jalal, aga autoga, aga natuke teeme omal jalal ka juurde. Aga tunda on, et ei ole nagu külmem, isegi nagu soojem oleks. Täna on soojem, jah. Päike on õnneks pilve taga, mis mulle meeldib. 23 meetrit tõusu. Kas sellega saame hakkama, Alari? Täna saan. Väga hea. Pole probleemi. Siis on super. Indrek ütles, et ma läksin kogemata ratastooli tee peale. Vaata, oleks ratastool, siis me saaks lükata teda ka ju. Aga vahepeal võib puhata ka, et kui me sellest 200 meetrisest matkast ära vesime. Ei, 400 meetrit oli tegelikult üles ja pärast seekord vist tegemata jää. Saab ülejääl puhata. Kings Canyon, Ameerika kõige sügavam canyon. Kõrguste vahe 2200 meetrit. Ja milline vaikus? Väga ilus, väga ilus. Kings Canyon on üks sügavaim canyon Ameerikas. Selle sügavuspargis on 1600 meetrit, väljaspool pargi piire aga kuni 2500 meetrit, ehk sügavam kui Grand Canyon. Siit leiab mägesid, mille mitmed tipud ulatavad üle 4300 meetri. Kings Canyonit, mida peetakse ka Yosemite rivaaliks, külastab aastas umbes 700 000 inimest, ehk 6 korda vähem kui Yosemitit. Sellised vaatekohad, ilus ilm, päike paistab. Juuni-juuli on need mäetipud seal üleval lumised, aga praegu vist tundub, et kõik lumi on ära sulanud. Näha küll ei ole, jah. Sul lihtsalt ongi silmad kinni, Indrek. Jaa, ma lähen läbi elu niimoodi, silmad pärani kinni. Täna on meil viimane päev, kus oleks lootust karusi näha, aga ei paista neid kusagil. Kõige tõenäolisem on neid näha kuskil hästi kaugel, aga me lihtsalt ei tea neid, vaata otsidagi. Oleks pinokkel. Sina oled karule väga väike saak. Selles mõttes mind ta ei taha. Tal võib kotis olla midagi head. Ta tahab midagi... Aga ta valiks minu ja Karmo näriks hea isuga. Me vaatame ka. Vaatame, et me ei oleks ära eksinud. Kas me oleme ikka õiges kohas? Kas oleme Ameerikas või Eestis? Saaremaal. Me oleme praegu siin, selles punktis Panoramic Point. Ja nüüd edasi see tee läheb siit kõik Sinka-Vonka mingi 50 kilti tund aega umbes sõitu või rohkem siia. See on Kings Canyoni lõpp. See kõik meil jääb täna tegemata. Nüüd oleme kohe Sequoias. Indrek, vaatame, promon tema tossa. Uhked. Need on õiged matkatossud. 180 €. Vaat selliste jalanõudega tuleb käia. Soojalt. Ja nüüd vaatame Indreku jalanõusi. Veel paremad. 40 € 5 aastat tagasi. Ja need olid mitte tavalisest poest, vaid Skechers Outlet Eestis. Tänane programm on meil siis selline, et meil on vaja läbida 10 punkti. Positiivne on see, et 2 punkti on meil juba läbitud ja 2 punkti on nendest pood ja söömiskoht. Ja meil ei ole isegi aega seisma jätta, et rääkida, nii me peame kõik tegema jooksu pealt. Pepsi pole vaja, mul enam Ameerikas käedi. Indrek ei saa kaardiga hakkama, Karlo paneb lihtsalt prillid peas kinni silma. 80 meetrit oleme õiges kohas. Me olime õiges. Õige. Jah, ongi, kõik on õige. Ma olen ise loll jälle. Aga ma ei uuri. Kuru ei eksi veel kunagi. Kings Canyon. Kõikides rahvusparkides leiate ka külastuskeskuse, mida soovitame kindlasti külastada. Lisaks huvitavale infole leiab siit ka suveniire. See puutüvi on aastast 1295 on saanud oma esimese märke. Ja viimased randid on 1783, mis... And so it is that 2 areas on the map form one magnificent whole, Kings Canyon National Park. It'll be fine by dusk cloud, I'm telling you, baby. These things eat at your bones and drive your young mind crazy. Kings Canyon ja Sequoia pargid asuvad Los Angelesest ja San Franciscost umbes 4–5 tunni kaugusel. Kui tahate näha Koski kogu oma ilus, siis parim aeg külastuseks on just mai-juuni.
talvel aga ootab teid ees lumi ja osa teid võivad selle tõttu suletud olla. Parkidest leiab ka 4 majutuskohta ja hulganisti kämpinguplatse, aga neid peab broneerima varakul. 'Cause if I say I miss you, I know that you won't. But I miss you in the mornings when I see the sun. Something in the orange tells me we're not done. Sellised vaated siis. Ameeriklaste jaoks on siin asi ikka nii mugavaks tehtud, et vaadet saab ka nautida ilma autost väljumata. Mulle siit läheb mingi matkarada, mulle tundub. Lähed teid ära? Indrek tahab matkarajale minna siit. Aga mul teksadega minna, jah. Tahad matkarajale minna, jah? And I'm damned if I do, and I'm damned if I don't. 'Cause if I say I miss you, I know that you won't. Looduse ala siin Ameerikas, üks suurimaid. Ehk siis seal on kindlasti karusid. Seda me oleme küll tähele pannud, et kui me mägedes sõidame, siis teed on väga head. Et mujal on ikkagi teed väga kehvad olnud, eriti LA ümbruses. But I miss you in the mornings when I see the sun. Something in the orange tells me we're not done. Sequoia! Kas sa sõidad juba ära või? Jaa, läksime. Võtate peale või? Hüppa peale. If you leave today, I'll just stare at the way the orange touches all things around. The grass, trees and Metsatulekahjud on siinkandis üpriski tavapärased. Sequoiad on mõõduka tule suhtes üpriski vastupidavad ja tegelikult nad ka vajavad tuld, sest ilma selleta ei saa nad paljuneda. Kuumuse käes avanevad nende käbid ja maha kukuvad seemned. Väga suurtele metsapõlengutele ei pruugi aga nemadki vastu pidada. I need to hear you say you've been waiting all night. There's orange dancing in your eyes from bulb light. Sest proovida nüüd Jalapeno piltrada tuliseid krõpse, vaatame, mis nägu tal toeb. See kohe ei mõju. Kuidas muidu see toit mekib? Sama terviselt kui Ameerika. Ei, väga hea. Iga lugu läheb vaata. Kunagisi valitsejaid Grizzlysi elas Californias umbes 10 000, enne kui Euroopa sisserändajad neile lõpu tegid. Viimast elusat Grizzlyt nähti 100 aastat tagasi Yosemite rahvuspargis. Praegu elavad Californias Ameerika mustad karud, nii umbes 30 000 ringis, ja nad on palju väiksemad ja vähem agressiivsed. Ainukese Grizzly Californias leiame me tänapäeval California lipul ja kui siin parkides matkama lähete, siis autosse mingit toitu jätta ei tohi, vaid see tuleb paigutada karukindlatesse kappidesse hoiule, kuna karud võivad autodesse sisse murda. Indrek, mida me vaatama lähme siis? Ma ei tea, läheks vaataks midagi, näiteks nagu maailma suurima puu üle või midagi siukest. Oleme nõus. Ühesõnaga maailma kõige suuremad puud on vaatama. Me lähme vaatama üle siis. See on ikka nii kuum koht, et siin praegu ei saa aru, et kus see koht väga asub. löögile ei pääse. Vaata suuruse järgi ei paista ju siin mingit puud praegu. Sequoia parki külastab aastas umbes 1,2 miljonit inimest ja see on muidugi kõige rohkem tuntud oma hiidsequoiade poolest. Sequoiad on ühed vanimad organismid meie planeedil. Vanimad neist on üle 3200 aasta vanused. Need hiiglased võivad kasvada üle 90 meetri kõrguseks ja suurimate tüve läbimõõt on üle 8 meetri. Pargi kõige suurem vaatamisväärsus on muidugi maailma kõige suurem puu General Sherman, mida nüüd vaatama suundumegi. Kas ära ütle, et see on nii kõrge või? Nii kaugele peab minema? Kuhu me peame minema? Tead, seal olid muidu märgid, et kui te nüüd alla lähete, siis arvestage sellega, et pärast peate päris järsult tõusma. Kuule, aga huvitav, et siin ei ole Bolt oma tõukse toonud. Mõtle, kus lähed alla, see tuleb asfalttee ja sa paned tõuksi peale hüppad. Saab istuma minna. Ehk siis sa mõtlesid mind? Ma ei hakka nimesi nimetama. Ma rääkisin umbisik. Ise oled siin kõige vanem pensionieelik, viisakalt öeldes.
Grand Canyonis peaks niimoodi külg ees alla minema, siis meil ei ole väga kaugele mõtet enam minnagi. Olgem ausad, on nii? Me läksime trepist alla nagu penskarid praegu külge ees kolmekesti. Ja teised penskarid vaatasid meid ja naersid üle. Päev peale Yosemitit. Kuidas on? Võtab lõksud sisse põlved. Nii kui me üle astume, vaata niimoodi ja vaata näe. Käib räige valu läbi. Miks sa nii ei tee? Otse, paremale natuke, vasakule. Oleme siis Sequoia rahvuspargis. Kohe jõuame ka kõige suurema puuni, kuid ega teised on sama prisked siin. Oleme siis puu sees praegu. Väge puu. Võime tõsta. Nii saad ilusti. Ei suuda kuidagi leida seda õiget puud. Jah, sest kõik on nii pirakad, aga see üks on siis see maailma suurim, laiem, võimsam. Arvo, vaata, et sa ikka puu tervenisti peale saad. Võimatu. Kolmikpuu. Sequoiad isegi keskmise suurusega on suurimad ja vanimad puud maailmas. On kõrgemaid puid ja laiemaid puid, kuid General Shermani puu sisaldab oma tüves rohkem puitu kui ükski teine puu maal. Puu ümbermõõt maapinnalt on 31 meetrit ja läbimõõt rinnakõrguselt on 7,7 meetrit. Maailma suurim puu. Ainuüksi kõige suurema oksa läbimõõt on 2 meetrit ja ta pole veel lõpetanud oma kasvamist, vaid kasvab iga aastaga suuremaks. Tehtud, nagu Savisaar ütles. Kuule, üles on väga hea, anke nüüd tuld, kuule. Anke nüüd tuld. Ei, aitäh. Sisuloojad, YouTuberid tulevad. So take me down the road that's a little bit windy, to a place they still put sugar in their iced tea, where the women are fine and the love is fair. Yeah, driver, you can drive me off anywhere. Ja need puud ei lõppegi otsa. Kurat, see on nüüd trepp. Ma unustasin juba ära, et ma käin trepil. Tule olla. Näeme. Kui te väga pikki matku teha ei taha, siis 2,5 kilomeetri pikkune Big Trees Trail ehk suurte puude rada on täiesti lauge ja siin saab neid suuri hiiglasi ka lähemalt uurida. Enne aga astume läbi muuseumist, kus saab tutvuda nende suurte puude ajalooga. Go home on the road while your lady's sneaking out and the kids are growing old. Hey driver, I've been riding this lonely way too long. Oi, kui neid puid järjest suuremaks lähevad. Moodi ütlen, et nad tegi selliseid pilte värki käinud siin Ameerikas, et need on uued. Ma olen kindel, et kui sa need kõige uhkemad pildid, nende uhkete puude igal pool, kus on näha, et sa oled nendes kohtades käinud, koos nendega oleks pildid. Ja nad panevad, sa oled nõus panema sinna kodulehele need üles. Ma arvan, sa saaks need ühtede sokkidega 2 nädalat. Ja isegi haisema ei hakanud. Ei, ma ei ole nii tegelikult olnud. Ma ikkagi vahetan iga. Ei, ma mõtlen need kallid sokid. Need peaks olema haisuvabad. Ja olidki. Noh. Tahad nuusutada? Ja siis kui järgmine pilt on, siis tuleb sokid ka üles tõmmata 27, et muidu need ei jää peale. See on ikkagi popp ja noorte peale, ma käiks niimoodi. Niimoodi. Puu on ära seest põlenud. Võt see on nüüd täielik penskarite rada, täiesti lauge. Meil nagu jõukohane rada. See rada meile, jah. Meie lommakad suudame läbi teha selle. Imelikult on niisugune nagu pehme ka veel või? See on väga huvitav. Täitsa teistmoodi ma kuulutasin ette praegu ausalt öeldes. Kuulsin seda kõva pind. Sa imed nagu selle puu energia enda sisse. Peal on niisugune pehme osa ja all on kõva. Oh, see on nagu kivi ja siit on pehme nagu vaata. Ma võin näpu sisse lükata põhimõtteliselt, näe ma lükkangi. Indrek on nii väike, et teda ei ole puu juures nähagi. Leia pildid, Indrek. Suured prisked poisid on siin. Selliste niitude peal siis karud armastavad ka kolada, aga see on nii pisike, et siin praegu neid ei ole.
Nad praegu magavad. võib-olla on seal kuskil kõrkete vahel peidus. oi, Indrek, kus sa välja tulid? Kohe saad näha, see on mutimulla auk ja me läheme siit läbi. Päriselt või? Kuhu sa meid viid? Ei ole võimalik. ma panen korra valgustuse tööle, ma ei näe mitte midagi. aga poisid, ma ei mahu siit välja. Sinna sa jääd. minge tagasi. Kui ilus juurikas. Väga kena, huvitav suur juurikas. Oi, kes see oli? proovi siit läbi ronida. Ei, proovi, vaata seda kiva hoopis seal üleval. vaata, kes selle kivi sinna teise peale pani? Karud viisid. vaata, seal on kivi ja puu on kokku kasvanud. Kes läheb puu taha, kes läheb kivi peale? Aga teeme nüüd, tuleme kohe tagasi nagu. no jaa. Täitsa lõpp. Kurat, ma ei saa kiiresti alla. Oi. Kurat, see on päris järsuk. sa, Karmo, mine kiiresti. Jalari tuleb tasakesi järgi. ja kui ma juba siin olen, Karmo, pilti. Ei mingit pilti. Ei, täitsa lõpp. No mis sa ohid? võttis võmale. see mida pekki, jälle kivi sihuke. mis asja, sa tegid mingi väikse kiviga pilti. on tehtud mingi tunnel. On jah? Kui sügaval sa käisid? Need puud ei saagi otsa. vaata, mis puud siin on. Oled sa nii kindel? kohe näete puid ka. mis on nendest pisikestest puudest näitel? selles mõttes see on muidugi kõik tore ja puha, aga ma nii pisikeste puudega ei viitsi enam siin poseerida. I thought by now I'd have it figured out how not to make the easy things so hard to do. I bet that I'd be further down this road if I could read the signs that point me to the truth. selleks, et näha kogu meid ümbritsevat looduse ilu, tuleb tõusta Mororoki vaateplatvormile. kui algselt viis tippu puust trepp, siis peagi saadi aru, et see on ebaturvaline ja habras. nii rajatigi 95 aastat tagasi siia juba praeguseni kasutusel olev mäega kokku sobituv 350 astmega trepp. meie väsinud jalgadele see muidugi kerge ülesanne ei olnud. sellised vaated. nagu keertrepp. Karmo on juba täitsa kapsas. Alari on ilusad vaated. On küll jah. Mida siin vaatad, siin on püsti jääda. Annab ikka ronides. kas hullem kui Toompeal? No jah, ikka natuke on küll. isegi läheb natuke hirmsaks. Õnneks on käsipuu. Wow. siin peab olema natuke madalam inimene. siis saaks paremini. pool viltu käima. lõpp ei ole veel käes. Mis te teete nalja? Ma ei viitsi enam. oot, kus siit edasi tahad? ma ei tea, siit. edasi peab jääma niimoodi, vaata. ära minu järgi tule. Läksid valesti, jah? see on päris äge rada. mis siis, et 400 meetrit ainult, aga ikkagi äge. ja lõpp paistab. viimased meetrid Alari jõuga. Jaksad? vaata, kui kerge vaevaga saad siia tippu. selle peale mõeldud. see on nagu nii äge. ja jõudsimegi tippu eluga. Olemegi tipus, jah? Kuham. Ja teisel poole ka? 360 või? Peaaegu. Keerutame. kuidas see Koia vaated on? Võimsad. Nii kõrgele ei oodanudki tulla. Võimsad tunded. Hingematvad kaadrid. üks parimaid nagu 360 kraadi vaateid, võiks öelda. On võimas. on. Tasus tulla. seda tuleks kindlasti. Ja natuke külm on ka siin. Kohe tundub, päris külm on. siia saavad inimesed tulla, kes muidu ei jaksa neid pikkasi matkasid teha. Jah. naudime praegu hetke. võtame siin 3 minutit ja natuke udune on seal, jah? Udune, jah.
ja siin võivad olla ka vahest niimoodi, et kui on pilvine ilm, siis pilved võivad olla niimoodi, et allapoole seda vaateplatvormi. Et siin paistab nagu päike, alla on pilves. Et alla ei näegi, sa näed ainult pilvi. Nii, nüüd hakkame sealt mööda seda mäge alla sõitma. See oli siis Morro Rock, kus oli suured sekvoia vaated tehtud. Käidud! Alari, nüüd lähme joostes alla. Pärast Alari oma ei tõusegi niimoodi. 100 meetrid Alari, täna rohkem pingutama ei pea. Nüüd saame koju puhkama. See samas on ka väikse trenni eest, et jalad kangaks ei jäänud. On nii? Väga äge oli, väga äge. Tasus ära. Oi. Igal suvalise koha peal võid siukseid lahmakaid näha. Vaata, pruut tuli siia. All them crazy, all them gypsy. I guess all I'm saying is forgive me if I don't know what I'm doing. I'm still learning to be human. Kui 87 aastat tagasi see 2000 aastat vana Sequoia maha kukkus, otsustati selle ärakoristamise asemel siia tunnel sisse lõigata ja nii saavadki kõik siin oma kohustusliku pildi ära teha. Tunnelloog. Sõidame siis varsti puu alt läbi. Praegu ma lähen siis tunnelloogi peale. Kohe peaks nüüd Karmo meie autoga siit läbi ka sõitma. All the headlines, all the midnights, chasing all that empty, still ain't got it right. All them crazy, all them gypsy. I guess all I'm saying is forgive me if I don't know what I'm doing. I'm still learning to be human. So far I've been good at burning bridges. Strike a match and ride right out of town. Bless your heart for never trying to fix me. Edasi viib tee meid mägedest alla, et jõuda oma järgmisse ööbimiskohta Bakersfieldis. Sõit sinna kestab umbes 2,5 tundi ja nagu meil juba kombeks, siis kohale jõuame jälle pimedas. Chasing all that empty, still ain't got it right. All the crazy, Tasus tulla! I guess all I'm saying is On võimas, jah? On! Vaatad, üle serva ei sõida. Kuule, selline sõit on ikka kõige parem elamus tegelikult. Vot nüüd mul tuleb meelde see Las Vegas film. Vanas siia see Chili Chase jättis selle kinni. Titanic, kes hoiab nii? all the highways, playing outlaw, rolling out of nowhere with the brakes off. All the crazy and the whiskey, waking up and wondering what hit me. Päris äge. Oh, forgive me, I really don't know what I'm doing. Noh, sõida nüüd. Anna gaasi. 'Cause I'm still learning to be human. Still learning to be human. Täitsa niisugune elamus. I believe kids ought to stay kids as long as they can. Turn off the screen, go climb a tree, get dirt on their hands. I believe we gotta forgive and make amends. 'Cause nobody gets a second chance to make new old friends. On ägedad vaated? Ei ole võimalik. Ei ole võimalik. No on. Kuhu me sattunud oleme? Kuhu me sattunud? Päike paistab. I
believe most people are good and most mamas ought to qualify for sainthood. I believe most Friday nights look better under neon or stadium lights. I believe you love who you love, ain't nothing you should ever be ashamed of. I believe this world ain't half as bad as it looks. I believe most people are good. kui karusid meil näha ei õnnestunud, siis hotelli juures nägime skunki. Oma saba ta õnneks üles ei tõstnud. oi, tere! Astuge meie boksi. See on meie Spring Hill Suites siis Bakersfieldis, kus pidi olema väga ohtlik. Siin on diivan. Jälle samasugune nagu eile. Siin on ainult kuulikindlad klaasid. Ja siin on mingi kohalik, maha lastud kohalik. See enam ei liiguta. Ja voodi number 2. Siit tuleb külma õhku. Nii. Ja magabki. Pesuruum on siin. Igavesti uhke värk. Ja. Täna on meil ees siis üks korralik 700 kilomeetri pikkune sõidupäev, et jõuda Zioni rahvusparki. No vähemalt saavad jalad natuke puhata. Sõit viib meid läbi Mojave kõrbe ja sõidame mööda ka Las Vegasest, aga sisse me sinna praegu ei keera, vaid seda lähme avastame siis, kui kõik matkad on tehtud. Istume kolmekesti, igaüks oma koha peal. Mul lihtsalt viskab koppa ette need, et ma tahan nüüd oma ette olla. Kõik on omas nurgas vaikselt. Täna me siis sõidame kuskil 700 kilomeetrit Springdale'i Zionisse. Täna on puhas sõidupäev ja Karmo oli esimene, kes rooli üle võttis. No mul on siin nii mugav, see on 3. reas. Vaata, ventileeritavad istmed, telefonilaadijad mõlemal puhul. No mida veel tahta? Nahkistmed, täpselt nagu esiiste. Natuke madal, aga kui niimoodi saab jalgu sirutada, on ju super. Ja Karmol on eesistel praegu kui massaaž sees, et masseerib selga. Taugubku ka. Ja minul hakkas kogema teile masseerima kannikaid. Väga ebamugav oli sõita. Ja mina istun lihtsalt keskel täiesti traditsiooniline tool. Ja lõpuks saabusime oma unistuste sihtkohta, Walmarti. Saame vett osta. Ja jahipüssi. Kas sa leiad nüüd omale selle vastava varustuse? Kumma me võtame, siis meil on vaja nagu võimsamad või lahjamad. See on nagu päris raske. Et mina võtaks selle, sest seal on kaalu. See on kõige $97. Kaugele sellega saab lasta? Oleks hea mingi snaiperi püssi ikka vaja, et saaks korralikult kõmmutada. Ja see on ikka... Pane korvi ära. Pane jah. Väga hea. My girl is banging, she's solo maintenance. Don't need no champagne, poppin' entertainment. Take her to Wendy's, can't keep her off me. She wanna dip me like them fries in a Frosty. Tangime siis kõige odavamad 87 unleaded. 4.30. Siin pole mõtet seda kallist panna. Me pole nii odavad saanud. Ei ole. Õnneks nüüd saab ilusti kaardiga maksta, pole probleem. Tuleb välja, et see tankla tahab ikkagi zip-koodi saada. Kas tõesti siis igast tanklast ei saagi eurooplane tankida oma krediitkaardiga? Täitsa müstika. Panin Zioni zip-koodi, vaatame, mis juhtub. Täitsa müstika küll, ei olegi kõik tanklad universaalsed. Et eelmistest me oleme saanud ilusti kaardiga maksta ja nüüd hakkab jälle... Oota, läks läbi. Ja me panime praegu siis Zioni zip-koodi mingi suvalise, et lihtsalt saaks tankida. Oli ta inni selle, kus me ööbime? Ja läks läbi. Täitsa uskumatu. Panime praegu suvalise zip-koodi, et saaks tankida. Muidu sa ei saa tankida. Postiindex, Ameerika postiindex, nagu see ütleb ära, kus sa elad täpselt. Ma selle järgi saad hinna või? Ei, sa saad tankida. Raha jookseb. Kallonid jooksevad. Keset kõrbe on siis suur tanklapood, nagu kaubanduskeskus.
kas sellist bensujaama Eestis oled näinud? ja siin on ka vendise söögikoht, sellepärast ongi nii suur. Take her to Wendy's, can't keep her off me. She wanna dip me like them fries in her Frosty. But every now and then when I get paid, I gotta spoil my baby with an upgrade. Hey, hey. Oleme Mojave kõrbes ja täna lubas siis ka vihma siin. No see tundub muidugi täitsa uskumata. California on suurima elanike arvuga osariik, siin elab 39 miljonit inimest ja oma pindalalt on see suurem kui Saksamaa. California on looduslikult üks mitmekesisemaid osariike Ameerikas. Kui enamasti teatakse Californiat just selle aastaringse sooja kliima poolest, siis mägedes elavad inimesed peavad talvel oma autot lume alt välja kaevama. Nii võibki talvel Los Angelese 20-kraadisest soojusest sõita 2 tunniga suusakuuratlisse suusatama. 45% Californiast on kaetud metsaga, enim on ainult Alaskal. Samas on 38% Californiast kõrb ja siit leiab ka surmaoru, kus on mõõdetud maailma kuumarekord 56,7 kraadi. Surmaorust, mis on USA madalaim punkt, on vaid 140 kilomeetri kaugusel, aga Ameerika kõrgeim tipp väljaspool Alaskat 4420 meetri kõrgune Mount Whitney. See on nüüd siis Chevron'i kõige suurem autotankla, 96 pumpa. See on ikka meil, kas siin saab tõesti Teslasi laadida? Tähendab, järgmine kord me tuleme siis sellise rendiautodega Ameerikasse. Need on mitu tükki. Kas võtame sinise? Eest on jumala äge, mul pole enda näidki. Võtame selle või? Äkki oleks mõistlik tankida ka või, kui me siin oleme? Palju meil on? Pool. Me tangime siis, tankuri number on 96, siin on 96 tankurit. See on siis Ameerika suurim tankla põhimõtteliselt. Paneme ikkagi kõige odavamat, jah? Ja paneme... Mida me valime? Mina ei tea, võtame siis... Võtame kõige odavamat, selle parsale. 87. Indrek, kuhu me nüüd sööma lähme? See on, ma ei tea, mingi suur bensokas ja mingi suur söögiskoht ja suur pood on siin. Oota, Indrek, ütle uuesti, kus me oleme? Me oleme bensujaamas, jah? Tundub, et see on üks päris õhker bensujaam ja vaata, mis seal veel on. Seal saab selle sildiga juures pildiga ära teha. Kui satute sõitma Los Angelesest Las Vegasesse, siis astuge sisse ka kõige suuremasse Chevroni bensiinijaama. Hea jahe koht, kus oma jalgu sirutada ja ega siin kõrbekuumuses suurt midagi muud teha polegi. Kuhu me sattunud oleme? Ei tea, jah. Las Vegas. Praegu on nagu oleks päriselt seal. Aga ei ole. Oleme hoopis bensukas. Indrek tahtis ka enda nokaksit. Äkki võtab selle? Sellise oleks pidanud võtma. Minu lapsel on hea nimi. Hästi valitud. Igalt poolt võid talle suveniiri saada tema nimega. Katsu meie nimega saada, jah? Ja on ikkagi, vaata, pisikesed teie kõrval. Tunnen ikka palju suuremana ennast. Kus oli jalad on suured? Tundub, et Alari on mingi hüpnoosi alla sattunud. Me ei tea, mida süüa võtta. Valik on nii suur. Kui sa tõesti kõrvad, ise oled hot dogi tegema. Ja siin saab ise teha Ameeriklased ju pidanud midagi ise oskma teha. Indrek paneb prillid ette ja hakkab juustuburger, peekoni, juustuburger. No clean blue jeans without the holes in them. Country kisses on my lips without the skull in them. Yeah, she probably gonna be keeping some Victoria's Secrets. Maybe a little Maybelline, but she don't need it. In the kitchen light radio slows down. Box wine, then her updo goes down. Hey, yeah, we fancy like Applebee's on a date night. Got that Bourbon Street steak with the Oreo shake and some whipped cream on the top two. Two straws, one check, girl, I got you. Bougie like Natty. Järgmistes osades ootavad meid ees juba uued seiklused Utah osariigis, kus avastame Zioni ja Bryce Canyoni rahvusparke. That's how we do, fancy like